räägime juttu Audentese treeneri härra Noodlaga. Põhiturniiri lõppes, kuidas oled meeste mänguga põhiturniiri lahub? Selline kahetine olukord, et teatud mõttes osa mängu, see mis on kõige tähtsam, on see, et kui me oleme füüsilises konditsioonis ja suudame mängida, siis see teatud loogiliste asjade areng on olnud positiivne. Et juba mängupilt on teatud mõttes täiesti okei. Jälle see, kui me ära vajume, meie füüsiline ei pea vastu ajuesaatniku ja individuaalne meisterlikkus ei ole piisav, siis läheb jälle natukene piinlikuks, et teatud need, mida me teinud oleme, on iseenesest edasminek olnud, aga loomulikult saab parem. Kas on mõni mäng, mis väga kulmu kipra kisub? Pigem eeskätt need viimase otsa mängud, et me oleme siin esimese poole või keskmikega siin teinud häid mänge ja siis need, mis me tegelikult võitma oleks pidanud, oleme suutnud mõned maha mängida. Et pigem jah, ütleme nii, et kui eeldatavalt Tapa oli meil kõige suurem konkurents, siis sinna me oleme päris mitu punkti jätnud ja mitte Tapa kehvasti oleks mängid, vaid lihtsalt meil oli võimalus tegelikult võitada mängud, kui oleks oma mängud. Ja oskad tuua esile mõne mängu, kus treeneri silm särama lõi? Eeskätt tegelikult oli mitu mängu, kus me eeldatava favoriidi vastu suutsime päris kiusata lõpuni välja. Et Aruküla vastu saime punkti, Viimsi vastu 2 korda vist väga napilt lõpuga kaotasime. Et selle üle on nagu hea meel, et loomulikult võime arutada, kas vastane tuli täie tõsisega mängima või ei, et ja tänagi esimene poole suudad enam-vähem mängida, aga siis ikka ühel hetkel tulevad need noorte vead sisse ja paraku käriseb ja kaob julgus ja enesekindlus ära. Aga üldiselt töötame edasi. Edu edaspidi!